Tere tulemast kuulama Puidu kompetentsikeskuse Center podcasti. Meie eesmärk on toetada ettevõtteid lisandväärtuse kasvatamisel, pakkudes praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad kasvatada ja luua uut väärtust. Kuigi meie juured on puidu- ja mööblivaldkonnas, jagame teadmisi ja kogemusi, millest on kasu ka teistes tööstusharudes. Arutleme, millised oskused ja lähenemised aitavad ettevõtetel tulevikus konkurentsis püsida. Podcasti läbiviimist toetab Euroopa Liit. Tere! Mina olen Kadri, olen Centri turundusjuht ja minuga koos on siin täna Erki, meie arendusspetsialist ning tänase saate fookuses on tehisintellekt. Räägime, mis see on, kuidas seda tööstuses kasutatakse ja mida ettevõte kaotab, kui ta seda võimalust kohe ei kasuta. Meie külaliseks on Veiko Wunder, Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor. Ta on tegelenud nii teadustöö kui ka praktiliste projektidega, mis seovad masinnägemist, robotid ja tehisintellekti. Veiko jagab oma kogemusi konverentsidel ja koolitustel ning aitab Eesti ettevõtetel mõista ja rakendada AI võimalusi. Tere tulemast saatesse, Veiko! Tervist! Asume kohe asja kallale, et kuidas sina tehisintellektini jõudsid? See on selline pikem teekond. Ma päris esimest kokkupuudet tehisintellektiga niimoodi ei mäletagi, aga ma arvan, et minu tehisintellekti ajalugu algas siis, kui esimesed keelemudelid nagu hakkasid koguma populaarsust. Ma olin eelnevalt katsetanud ka mingisuguseid masinnägemise algoritme, just tuvastamaks inimest pildi pealt ja selliseid standardseid klassikalisi lahendeid, sest ma robootikaga olen viimased 5-10 aastat tegelenud aktiivsemalt. Et pigem sealt, jah. Ja see oligi 5-10 aastat tagasi või varem? Ja, ütleme, keelemudelid üleüldse on siin sellise väga suure boosti saanud viimase 5 aasta jooksul äkki. Aga üleüldiselt AI areng, seal kuskil 2010 edasi on selliselt eksponentsiaalselt kasvanud, et nendest aegadest, jah. Siin Robofestil su ettekandest tuli välja, et see tehisintellekti mõiste on juba kuskilt 50ndate keskpaigast, et miks me siis alles nagu täna sellest nagu niimoodi kõvema häälega räägime? Ja see on hästi huvitav, et tegelikult paljud asjad, kui teadusmaailmas olles vaatad ringi, et milline on esimene artikkel, millel üks või teine tehnoloogia on publitseeritud esmakordselt, siis võid leida üllatusena, et see on 50ndatest või 60ndatest või veelgi varem dokumenteeritud. Kuigi see alles kasutusse või praktilist rakendust leiab siin aastatel 2010 võib-olla. Miks see on niimoodi ja tõesti tehisintellekti mõiste kui selline on mainitud juba 50ndatel. Juba sellest ajast on toimunud tegelikult konverentse selles raames ja nii edasi. Aga miks me praegu kasutame seda või see nii aktuaalne on võib-olla ja puudutab meid igaühte on see, et arvutustehnika ja seadmete areng on nii palju edasi läinud, et nüüd me saame käega katsuda neid rakendusi, mida tollel ajal siis mõeldi või nii-öelda unes nähti või fantaseeriti. Et paljud asjad, mis siis tundusid ulme, on tänapäevase arvutusressursi ja võimalustega kätte saada. Et tollel hetkel oli see justkui nagu teooria, et mis võiks olla. Ja et olid esimesed arvutid, suutsid teha mõningaid tehteid seal sekundis võib-olla, et tänapäeval me räägime triljonitest operatsioonidest, ujugama arvutustest sekundis, kasutades selle juures mõnikümmend vatti energiat. Ehk siis tollel hetkel oli see täiesti nagu mõeldamatu. Aga see on huvitav, et sellest hoolimata siis nähti neid praktilisi lahendusi, et kuidas seda võiks rakendada, kui meil oleks selline arvutusjõudlus võtta kuskilt. Selle tehisintellektiga seoses on öelnud mingid mõisted, mida võib-olla ei teata, et see machine learning, neural networks, deep learning, et mis need siis on ja mis need siis, kuidas neid mõista?
jah, see maailm on tegelikult hästi keeruline. Oma ettekandes mul oli üks slaid ka, kus terve slaid oli koormatud nende mõistetega. Võib-olla need mõisted on need, mida kõige rohkem kasutatakse. Üleüldiselt kogu siis AI nii-öelda eesti keeles tehisaru, võib-olla kõige parem termin, inglise keeles veel artificial intelligence, on siis selline üldine raamistik, mille all me mõtleme seda, kui inimene eeldab masinalt, et masin on arukas. Ehk siis, kui me suudame teha masina, mis inimese jaoks tundub arukas, siis me ütleme, et sellel masinal on tehisaru. Kui me läheme edasi nüüd, et kuidas seda tehisaru siis liigendada, siis üks võimalik alamosa tehisaru sees on masinõpe, mis viitab sellele, et masin ise õpib. Ehk siis masin ise oskab treenida ennast paremaks, suudab võtta ümbritsevast keskkonnast andmeid ja siis nende põhjal õppida endale seoseid. Üks masinõppe alamosa on siis närvivõrgud ja närvivõrgud on selline tehnoloogia, mis sarnaneb kõige rohkem võib-olla inimese ajus toimuvale. Et me soovime ja saame tänapäeval arvutiga siis jäljendada seda, mis toimub inimajus. Inimese aju on sisimas väga keeruline ja suudab teha väga palju operatsioone nii-öelda sekundis, et me suudame tänapäeva arvutustehnikaga siis minna sinna lähedale. Ja närvivõrgud, kuidas seda piltlikult kirjeldada, seda niimoodi podcastis kuulata võib-olla on väga keeruline, et mõista, et tegemist on nagu mingisuguse sibulaga võib-olla, millel on hästi palju kihte ja siis närvivõrk on ka mingis mõttes nagu kihiline struktuur, et me iga kihi sees suudame ühest punktist teise infot siis üle kanda või nii-öelda kihtide vahel, et liikuda sellele sibulale väljaspoolt järjest sissepoole ja sibula sees võib-olla on siis meil see tulemus, mingisugune tegevus, mis me tahame teha ja väljaspoolt tuleb siis hunnik sisendandmeid, et võime ette kujutada, et meil on väljaspool mingisugune võib-olla tänase päeva ilmaprognoos või mingisugune temperatuur ja sees on, et kas peab panema kummikud jalga või ei pea. Et siis, kui see ilmaprognoos rändab kõikide nende erinevate kihtide vahelt läbi ja need kihid on eelnevalt nagu programmeeritud või treenitud, siis me jõuame sinna sisse selle vastuseni. Et see võib-olla natukene kirjeldab seda närvivõrgu ülesehitust või seda struktuuri. Aga jah, tähtis on see, et meil on väga palju kihte, millel ei ole võib-olla sellist füüsikalist tähendust enam, et ehk siis me ei tea täpselt, mida iga see kiht endas seal sees sisaldab, vaid see jääb nagu selliseks mustaks kastiks meie jaoks. Et me väljaspoolt vaatame seda, meil on mingisugused sisendid ja väljundid, kuhu me tahame saada ja siis me muudkui kohendame seda võrgustikku seal vahepeal niimoodi, et see mudel annaks meile siis õigeid tulemusi. Praegu on küll selline seis, et paljude inimeste jaoks tehisintellekt tähendab automaatselt ChatGPT-d või mõnda muud keelemudelit. Et kas see ongi kõik, tahaks küsida, et kas seda tehisintellekti siis peaks mõistma veel kuidagi teisiti kui lihtsalt keelemudelit, kui me mõtleme lihtsalt tavainimese seisukohast, mida ta igapäevaselt kasutada saab? Jah, tavainimene võib-olla kasutabki kõige käegakatsutavam siis tehisintellekti tehnoloogia ongi see keelemudel, eks me saame siin ChatGPT või Claude AI või Tesla Groki lahti võtta ja taga suhelda või siis temale mingisugust teksti sisse kirjutada. Aga keelemudelid on tõesti ainult üks kitsas valdkond, mis on hiljuti teinud väga suure hüppe oma arengus ja mis ei tähenda, et teised
valdkonnad järgi ei tule, ehk siis, et lihtsalt see on võib-olla see, mis see tehisintellekti või tehisaru nagu alamosa, mis tavainimest kõige rohkem kõnetab, sest igaüks saab meist minna sinna veebikeskkonda oma küsimuse sisse panna ja suhelda tekstirobotiga või ka rääkida, et tänapäeval igapäevaselt kõige mugavam. Me saame nii kõnes rääkida, seal on kõnetuvastuse komponendid sees, seal on tekstisüntesaatorid, ta tekitab uuesti meile tagasi kõne, saame pilte joonistada nende vahenditega. Et see on võib-olla see, miks ta kõige rohkem nähtav on. Aga jah, neid samu keelemudeleid, mida me tihtipeale nagu ei mõtle võib-olla või on see, et neid keelemudeleid tegelikult saab ka väga igapäeva praktilisteks tegevusteks ära kasutada. Et mul on endal ka tihtipeale tekkinud selline olukord, kus ma teen mingisugust korduvat või rutiinset operatsiooni, on vaja kopeerida mingid numbrid kuskilt ühest kastist teise või mingile teisele kujule, selle asemel, et kopeerida need numbrid sinna tekstiaknasse ja öelda, et panen need sellisele kujule, ma teen seda käsitsi siiski, eks. Ja tihtipeale avastan ennast, et ma olen üsna aktiivne keelemudelite kasutaja, et avastan ennast seda tegemas, mõtlen, et miks ma seda teen, et tegelikult peaks olema. Andmetöötlus, eks ole, mis tegelikult on rutiinne, suure mahuline, et selle võiks anda ju teha robot. Kindlasti jah, et peaks neid tööriistu enda jaoks nagu küsima sealt. Aga kui me nüüd tootmisse korra vaatame, siis ERP-tarkvara on ka nagu AI, et kas seal on mingi vahe või see ERP ongi nagu osa sellest tehisintellektist? Ma arvan, et ERP-tarkvara on väga hea alus, et AI-d üldse juurutada oma ettevõttes, sest et ta ikkagi koondab andmeid erinevatest tootmisprotsesside osadest ja ma ei ole küll väga suur ERP-tarkvara ekspert või ise kasutanud seda, aga nii palju, kui ma olen lugenud, siis paljud ERP-tarkvarad juba sisaldavad erinevaid AI mooduleid või vähemalt võimaldavad seda liidestamist. Et jah, mingis mõttes ERP-tarkvara tootjana ma kindlasti vaataksin praegu sügavalt, kuidas ma saaksin neid AI-tehnoloogiaid sinna sisse tuua moodulitena niimoodi, et nad annaksid meile täpsema prognoosi tootmiseks võib-olla või ERP võimaldab ju seda sama andmete kogumist, et see eeltöö nendel ettevõtetel, kes seda kasutavad, on juba nagu tehtud, et seda AI-d sinna siduda sisse, eks ole? Ja täpselt, et kui meil ERP-i käigus ei ole, siis tuleb neid andmeid kuidagi muud moodi saada. Siis on Exceli tabelis. Kas siis on Exceli tabelis need andmed või on nii, et igal masinal on oma kuskil mingi logi võimalik välja võtta, eks. Aga AI tegemiseks ongi tähtis, et need kõik andmed oleksid kuidagi süstematiseeritult koondatud ühte kohta kokku, et sa ei peaks nende andmete pärimiseks minema füüsiliselt mingisuguse masina kallale ja sealt hakkama midagi alla laadima. Et see ei ole see, kuidas seda teha, vaid need peaksid automaatselt jõudma kuskile ühte andmebaasi, kust on võimalik siis AI treenimiseks seda iga kell uuesti küsida ja pärida ja kaasaegsed andmed, sest et tihtipeale on tähtis viimase sekundi andmed või et mitte neid andmeid, mis olid mul üleeile, et mis kasu on sellest, kui masinal hakkavad mingisugused veailmingud tekkima täna, aga minu AI mudel on, ma ei tea, treenitud üleeilsete andmete peal, kus kunagi ei ole sellist ilmingut esinenud, et tähtis on, et kõik võimalikud situatsioonid siis need andmetes kajastuksid. Sest eesmärk on ju tootmises vältida seisakuid ja valesti minekuid. Aga see tootmises, et ERP prognoosib praegu ka mingit tootmisplaani ja teeb mingid ettepanekud, kas see juba on nagu mingi AI teema või see on lihtsalt mingi... Ma jään siis selles mõttes vastuse võlgu, et see on hästi tarkvara spetsiifiline, ma saan aru, et kas seal on lihtsalt kasutatud mingit optimeerimisalgoritmi või on seal siis tõesti mõni tehisintellekti mudel taustal, et siin on tegelikult väga raske, see AI mõiste on
on selline hästi üldine, eks ju, et kui me tuleme tagasi selle definitsiooni juures, et kust maalt siis saab masin arukaks või ütleme siis see ERP-tarkvara, et kust maalt see praegust targaks saab meie jaoks, siis siin nagu on, me võime seda tarkust tekitada ka väga lihtsate vahenditega, nagu if-else ehk siis kui siis tingimustega, et kujutame ette, et me oleme hästi tark arst, kellel on mingi kindel andmebaas, et kui on selline haigusilming, siis niisugune diagnoos, eks ju. Et põhimõtteliselt if-else otsuste põhjal on see võimalik teha. Tundub kaugelt vaadatuna selle valdkonna nagu võõra inimesena, et väga arukas süsteem on ja pakub mulle igal juhul neid soovitusi, aga tegelikult sisimas on tehnoloogia ülimalt nii-öelda lihtne. Siis ühest küljest justkui on tegemist AI-ga, teisest küljest, kui arvutiteadlasena vaatab, siis ma pigem ütleks, et see ei ole nagu AI, et see on kuidagi hästi lihtne algoritm, nii nagu tööstusrobotid on programmeeritud, eks liigutama ühest kohast teise, nad võivad näida, et nad teevad väga tarka liigutust, aga tegelikult sisimas on jäigalt programmeeritud, ei ole õppimisvõimelised selle juures, eks ju, et ehk siis probleemi tekkimisel ta ei ole tegelikult ajakohane, selles mõttes ta ei oska ette öelda, et nüüd see probleem võib tekkida, et kuule, vaata neid andmeid on ju, et võib-olla see ongi see AI siis... Õppimisvõime on nagu ülioluline seal, jah? Jah, seda jah, et siis et kaasaegsed viimased nii-öelda andmed oleksid mudelis kaasas või et sellel AI-l oleks siis võimalik minna ja et see mudel sisimas on küll seaduspärasused nii-öelda on treenitud mingi pikaaegse ajaloo juures, aga tal on võimalus minna ja saada infot, värsket infot nagu seadmetes ja ütleme, tuvastada olukordi, mida ta enne pole näinud näiteks. Et kvaliteedijuhtimises kasutatakse AI-d võib-olla kõige sagedamini igasuguste objektide kõrvalkallete tuvastamiseks, et AI-l on väga palju erinevaid väljundeid. Üks on näiteks see, et me suudame tuvastada mustreid oma andurites, et kui meil on mingisugune olukord, mida me siis inimesena ei märka, siis AI võimaldab need isoleerida või neid märgata nendest andmetest. Et see on nii-öelda masinõppe üks rakendus, et leida siis need klastrid ja õppida ise siis uusi mingisuguseid gruppe andmetest. Aga kus praegu tavainimene enese teadmata tehisintellekti kasutab? Mõtleme lihtsalt sellist. Enese teadmata, jah. Mul on üks näide, kus ma sõitsin sõpradega pikemalt autoga ühest Eesti otsast teise. Ja nad olid töökaaslased, ma selles mõttes ei omanud varasemat kokkupuudet nende inimestega. Nad on Tartust, aga minu jaoks nagu siis ütleme võõrad pigem. Mul oli telefon taskus, mul on installitud Spotify, et muusikat vahepeal kuulata ja siis selles autos, millega ma sõitsin, mul oli ainult asi, mis mul sees oli GPS. Mitte midagi. Andmesidet ei olnud, Wi-Fit ei olnud, ühendus 0 maailmaga. Ja sõitsime autos ja neile väga meeldis 5 kuulata seal. Ja mina ei olnud praktiliselt üldse selle bändi fänn. Jõudsin Tartusse ja mis te arvate, millise artisti lugu oli järgmine päev minu Spotify recommendid soovituse juures? 5-. Aga kus on seos, eks ju? Ainuke seos on see, et minu asukoht sõitis nendega sama teekonda, ju mulle peab meeldima samasugune muusika, mis nendele, talle võiks seda soovitada. See ei tähenda, et tehisintellekt oleks minu kohta teinud mingisuguse seose nagu otseselt selle bändiga või et kuskil oleks tabelis mingisugune rida, et Veikole meeldib see bänd, vaid see on, mind pandi sinna gruppi, sinna klassifikaatorisse, et nende inimestega koos need samad
soovitused sulle võiksid sobida suure tõenäosusega. see on turundusnipp, mida Jaa. sa aktiivselt kasutad. See on turundusnipp ja täpselt sedasama me näeme tegelikult igal pool, kui me oleme vähegi sisse lülitanud oma, et ma olen nõus, et sa paned mulle seda reklaami, soovitad mulle minu isikustatud sisu, et mul oleks võib-olla mugavam veebi sirvida ja ma saaksin, ma pean reklaami taluma, eks ju, et aga ma siis talun vähemalt seda reklaami, mis minu valdkonnas on nagu relevantne. Mul tuleb siit kohe see küsimus, et kas telefonid kuulevad meid pealt, et kas AI kuuleb meid kogu aeg ja teeb meile selle alusel soovitusi? Seda on keeruline öelda. Ühest küljest oleneb see tarkvarast, mis meil on paigaldatud. Ma arvan, et see on võimalik, aga ma tehniliselt ei tea. Ühesõnaga, tegelikult see tarkvara, kui me räägime näiteks Androidist, siis tarkvara tasemel on see üritatud üsna läbipaistvaks teha, see turvalisus. Et olete võib-olla pannud tähele, et nii nagu mingisugune äpp üritab ligipääsu saada kuhugi kohta mikrofonile, kaamerale, siis ta peab selleks luba küsima, on ja. Kui me oleme andnud selle loa, siis tal on võimalus seda salvestada alati ja seda kuulata, jah. Aga üldiselt siis ilmub ka mingisugune teavitus kuskile riba peale, kui mingi äpp mingit siis sisendseadet kasutab. Nüüd hoopis teine küsimus on see, et kas seal kuskil taustal töötab mingisugune tarkvara, mis on meie julgeolekuga seotud näiteks, et kas nemad saavad meie vestlust praegust pealt kuulata. Siinkohas ma ei oska kommenteerida. Lähme korra selle keelemudelite juurde ka tagasi, et TalTechis, Tallinna Tehnikaülikoolis toimus hiljuti üks tehisintellekti kirjaoskuse päev ja sealt jäi kõrvu selline väide või ma ei tea, fakt isegi, et 95% AI projektidest nagu failivad, et põruvad täiega, aga miks see nii on? Kas see on sellepärast, et see on nii uus või mis see põhjus seal taga võiks olla? Ja ma täpselt seda meetrikat nii-öelda, kuidas seda 95% mõõdeti ja mida see põrumine tähendab, ei tea. Aga mis võib olla takistuseks, on võib-olla erinevad ootused. Et ettevõtjal võib tekkida selline tunne, et meil on mingisugune kõikvõimas AI, mis ma ei tea, lahendab kõik mu ettevõtte probleemid nüüd on ja ootab nii-öelda sellelt tehnoloogialt rohkem, kui see on tehniliselt võimalik teha, et võib-olla see on üks takistus. Aga mida ettevõtja siis peaks tegema, et kui ta teab, et tuleb kaasa minna sellega, tuleb tehisintellekti kasutama hakata, siis mis ta peabki ju aru saama, et ta peab ise ka panustama ja tegema midagi. Üks asi on see andmete kogumine, aga kas on nagu veel mingisugune võimalus teda ette valmistada selleks, et mis tulemas on? Kindlasti lisaks nendele andmete kogumisele on kogu oma siis kogu oma tööjõudu harida selles osas. Ehk siis harjutada neid selle AI mõttemaailmaga. See on nii-öelda uus tehnoloogia, eks, mida me kasutame, et see, et ta ajab vahepeal pläma ja sellega tuleb lihtsalt nagu harjuda. See on uus töövahend, mida ma näen, et me peame kasutama, sest kui me seda ei kasuta, siis me jääme väga võimekast tööriistast ilma nii-öelda või ütleme, ei ole konkurentsivõimelised hiljem. Ja ettevõtjana ma soovitan leida need kohad siis, kus vaadata nii-öelda oma ettevõttes ringi, millised on rutiinsed korduvad tegevused. Nagu ma ütlesin, siis kvaliteedi kontrollimine näiteks on üks selline lahend või suund, kuhu vaadata, kus võib-olla tehisintellekti on kõige lihtsam juurutada. Sellega peab ka mõtlema selle peale, et mida see tähendab, et selle protsessi mõttes, et kui tehisintellekt teebki vea, eks ju, et mis siis juhtub, mis on need riskid, et ka tööline võib vigu teha ja teeb suure tõenäosusega palju rohkem vigu kui mingisugune treenitud AI, eks. Et ja selle AI jõudlus või võimekus on nagu oluliselt suurem, et peab
peab oma ettevõttes siis need kohad üles leidma ja siis tuleme tagasi selle andmete kogumise juurde, ehk siis veenduma, et nendest protsessidest meil oleks andmeid, millega saaks, mida üldse saabki AI-le anda, on ju. Ja andmed peavad olema ka nagu võrreldavalt kogutud sama meetodiga ja nii edasi, eks ole. Suvaliselt lihtsalt numbreid. No suvaliselt numbreid koguda ei ole mõtet, jah, sa pead suutma kirjeldada seda andmekogu, mis sa kogunud oled, et see, kui mul on lihtsalt numbrid seina peal, ei seostu ühegi masina ega seadmega, siis sellest on vähe abi tõesti. Et aga mingis mõttes on ka AI-st kasu andmete nagu korrastamisel või siis nende tööriistade väljatöötamisel, mis on vajalik andmete filtreerimiseks, et selleks tegelikult on eraldi andmeteadlased, kes tegelevad nende andmete ettevalmistamisega mudelite jaoks, et see on omaette valdkond. Et jah, ükskõik millised, ütleme, see, kui mul on andmed, aga need on kogutud kuidagi erinevate standarditega, ma ei tea, erinevate sagedustega, näiteks erinevatest anduritest, see on nagu okei. See on parem, kui üldse mitte andmeid omada. Veel parem on, kui seal on juba vaadatud algusest kohe süstemaatiliselt, et neid oleks ka hiljem lihtsam siis integreerida mingisuguse masinõppega. Aga kas on kuskil mingid ka sellised tipptasemel näiteid tuua, kus on õnnestunud siis see AI juba tänapäeval kasutada? See on üldiselt tipptasemel näited tulevad enamasti suurkorporatsioonidest. Et kui internetis ringi vaadata, siis Bosch AI näiteks jääb silma, et kogu oma tootmis- ja tarneahelate efektiivsemaks muutmised. Neil on kõik asjad nii-öelda, see algab sellest, et neil on andmeid kõikide oma tootmisprotsesside kohta ja siis seal peal on hea ja mugav käitada erinevaid AI meetodeid, et efektiivsemaks teha oma tootmist, tuvastada neid mustreid, kus kohas töölised kõige rohkem aega raiskavad ja nii edasi. Samuti kvaliteedi kontrollimisel, BMW tehasest ei välja ühtegi autot ilma, et kaamera vaataks sinna peale, kas kleebis, mis seal on, vastab sellele autole või mitte, et jumala hästi juhtuks sellist asja, et eks ju vale seeria mingi kleepekas satub valele autole peale. Et mingis mõttes on need sellised ennetavad tegevused, aga kui me neid ei tee ja võrdleme siis enda ettevõtet konkureeriva ettevõttega, kes seda teeb ja kelle kvaliteeti saab nii-öelda, kelle kvaliteedi või portsjonitest ei lähe välja, siis ühtegi praaktoodet või see hulk on väiksem, siis siin on suur eelis. Kui me mõtleme nüüd Eesti mastaabis, Eesti ettevõtete peale, me oleme hästi palju rääkinud seda nii-öelda pehmet või kontoritöö poolt, et andmete töötlemine on ju, et mingite hinnapakkumiste automaatne koostamine või ka arvete väljasaatmine, see kõik on automatiseeritav ja AI suudab selle kõik kokku panna. Aga me räägime nagu päriselt tootmisest ja päriselt tööstusest, siis mis Eestis turu olukord võiks olla? No ma olen üsna vähe käinud nii-öelda päris tööstustes ja neid reaalselt toimivaid AI lahendusi siis, kus AI on osa, ütleme siis mingisugusest paindlikust tootmisliinist näiteks või sellisest, kus inimene võib sinna mingil määral sekkuda näiteks sellistest lahendustest. Mida üldine statistika räägib, on see, et me oleme üsna algusjärgus, nii nagu me ise ka siin tunnetame, et nende erinevate AI lahenduste siis juurutamisega üldse oma ettevõtluses. Statistika räägib seda, et 23 aasta andmed oli 5,2% äkki see Eestis. Euroopa Liidu keskmine oli tollel hetkel vist kas 8 äkki või midagi niimoodi. Mitte väga palju suurem, aga see on siis see, kus üleüldse on kasutatud mingisugust AI tehnoloogiat oma ettevõtluses. Seda on, jälle tekib küsimus, kuidas seda mõõdetakse, eks, et see on kohati subjektiivne, aga eeldades, et need mõõtmised või need on tehtud
samadel alustel, siis järgmise aasta andmed, 24 aasta andmed ütlesid, et see on juba veidikene üle Euroopa Liidu keskmise, 15% seal kandis, 14-15%. Et me selgelt siit juba paarist andmepunktist me näeme, et me liigume sinna suunas ja Eestis on selliseid initsiatiive, mis siis AI konsultatsiooniteenust pakuvad erinevaid finantsvõimalusi toetamaks siis oma AI-tehnoloogia juurutamist ettevõttesse, et neid asju on tulemas veel järgnevatel aastatel ka. Et see trend on ikkagi tõusev Eestis? Jah, ma näen, et see trend on tõusev, aga me oleme ikkagi võrreldes Taaniga, mis on selle tabeli täiesti eesotsas, kus on siuke 27% äkki seesama meetrika väärtus, siis sellest me oleme ikkagi veel kaugel, eks ju. No mis taanlased teistmoodi teevad siis? Et see on hea küsimus. Või on asi rahas? Võib-olla ka ütleme, see stardipositsioon ei ole ka võrdne, ütleme nii, et ka sektori väliselt vaadata. Jah, siin võib palju komponente olla. Võib-olla see on rohkem suur korporatsioone, kus seda on lihtsam juurutada. Et ma jään siin vastuse võlga. Aga see automatiseerimise tase ka ju tegelikult loeb, et ma võin ju koguda isegi andmeid ka inimtööjõu pealt, aga inimtööd ma ju AI-ga ei juhi, et ma kuidagi ei saa seda nii palju mõjutada kui automatiseeritud liini. Jah ja ei, selles mõttes, et ettevõtte juhina, kui sa jälgid, mida su inimene päevast päeva teeb, siis võib-olla just AI abil on sul võimalik tuvastada sealt mingisugused kohad, kus on oluliselt võimalik aega säästa ja talle uued instruktsioonid anda või teistsugune tööjuhis koostada. Et tegelikult me alateaduslikult tegeleme, ettevõttejuhid tegelevad sellega kogu aeg ja nende eesmärk ongi võimalikult vähe seisakuid teha ja suurendada seda efektiivsust. Võib-olla kust AI-s kõige rohkem kasu on see, et leida üles need kohad, mida me ise teeme korduvalt, mida töölised teevad siis korduvalt, et vaadata nendele individuaalsetele protsessidele otsa ja mõelda, et kas küsida AI käest kohe, et kas seda on võimalik kuidagimoodi nagu optimeerida. Jah, suhtuda nagu väga ettevaatlikult sellesse tulemusse, mis ta sealt annab, aga tehisintellekt kui tehisaru, siis kui ideegeneraator on tegelikult väga võimekas abivahend, et millega mõtteid põrgatada, sest et ta võib tulla sellistele ideedele, mille peale sa ise ei ole tulnud, mõnikord lihtsad asjad ja mõnikord asjad, mida ongi võimalik sul ettevõttes nagu realiseerida kohe. Ehk kõik peab algama ikkagi sellest enda protsesside kaardistamisest ja seal juures ka andmete kogumisest. Et siis sa oskad ju öelda AI-le, mida sa täpselt tahad. Täpselt, jah. Et see juhtkonnapoolne võit on üks, aga et see pingitööline seal taga saab ka ju mingisugust kasu ju võiks saada sellest AI-st või? Jah, teinekord tema teabki kõige täpsemini, mis on see asi, mida ta kogu aeg tegema peab ja mis on see rumal või loll operatsioon, mida ma päevast päev teen, aga ma ei taha sellega tegeleda. Et kui ongi, ma ei tea, kui palju ettevõtetel kvaliteedi juhtimine on juurutatud ja siis kvaliteedi tagamine, aga kui mingil puidul on vaja oksa kohta kuskilt hinnata või tuvastada näiteks ja seda teeb inimene käsitsi ja logib selle kuhugi Excelisse, et selle, ma ei tea, või annab kuskile masinale selle asja, siis see on üks väikene näide protsessist, kus AI-st on selgelt abi, eks ju. Ta suudab teha seda, tuvastada 1000 oksa kohta sekundis võib-olla, kui inimene suudab jälgida ainult mõnda aga see kõik vajab nagu mingis mõttes lisainfrat, eks ju, et investeeringuid ja iga see näite juures siin on kohe küsimus, et kuna see tagasi toob. Ja kui me tuleme tagasi selle probleemide juurde, et miks nendest failivad, siis üks põhjus võib ka see olla, et see investeeringu maht sinna läheb lihtsalt niivõrd suureks, et see tehnoloogia endale juurutada, see ei tasu mitte kunagi ära. Et on mõtet pidada seda töölist mati edasi 10 aastat ja selle asemel, et saada endale üks oksatuvastamise AI-põhine robot, eks. Kindlasti ongi kohti, kuhu see robotiseerimine ega see AI ei jõuagi kunagi, et ei ole.
ma näen jah, et see oleneb mahtudest kõik. Kui meil on meil ja Eestis on üldiselt mahud väiksed, eks ju, et siis ei tasugi ära. Et see on nagu mingis mõttes niisugune veidikene surnud seis, et ühest küljest me tahaksime seda AI-d kasutada, nii nagu teevad suured tööstused, aga ei ole mõtet selle pisikese tootmise peale tervet oma tehast varustada andurite ja igasuguse AI siis analüüsiseadmete või tarkvaraga, kui see lihtsalt ei tule kuskilt tagasi, aga samas teisalt jälle võib-olla mis on lahendus on see, et kasutada neid olemasolevaid avatud tarkvarasid ja tööriistu, et kui me ka seda ei tee, siis me jääme sellest rongist nagu täiesti maha, eks, et see on võib-olla vähim, mida saab teha praegust ja et kas või neid keelemudeleid ära kasutada oma siis töö efektiivsemaks tegemisel. Siin on järgmine küsimus ka kohe see, et uued põlvkonnad tulevad peale, nad on harjunud neid asju kasutama, tööjõu probleem tekib, et kui meil on siin Mati läheb ära pensionile, siis tuleb sinna mõni teine Triin või kes iganes, kes tahab seda tööd teha ka teistmoodi, et ettevõte peab käima kaasas siis juurutama mingeid uusi tarkvarasid ja AI-d seal hulgas, eks ole? Jaa, kindlasti jah. No mul ongi selline natukene mitte kõige kaasaegsem tootmine, mida siin on ikkagi suhteliselt palju Eestis, et siis ma ju midagi ikkagi saaks teha, et ma ei ütleks kindlasti AI-le ei, et ma ikkagi midagi peaks tegema. Jah, mul endal on käimas viimased paar aastat üks huvitav projekt koostöös IntelliDry iduettevõttega siis, kus me oleme just vanu portsjon teravilla kuivateid proovinud teha kaasaegsemaks ja otsinud siis koostöös ülikooliga võimalusi ennustada ette, prognoosida seda aega, millal teraviljaportsjoni kuivatamine saab valmis. Selline näide tööstusest. Aga et mis see tähendab, on see, et ettevõttel tegelikult ei ole vaja teha väga suuri investeeringuid, vaid on mõningad strateegilised andurid vaja paigaldada oma olemasolevasse vanasse süsteemi, tähendab siis mõnikord kaamerat näiteks või mingisuguseid muid, ma ei tea, mikrofoni, et kuulata laagrite kriuksumist mingil seadmel. Et neid asju on ja need investeeringud ei pruugi olla väga suured. Ja siis sinna otsa koostöös ülikooliga oleme töötamas välja erinevaid AI-mudeleid, mis annavad siis lisaväärtust tootmisele. Selle konkreetse näite puhul on valutaks taluniku aeg, kui tipphooajal on tal vaja samal ajal istuda traktoris ja siis teisest küljest kuivatis, kus ta lihtsalt istub ja jälgib protsessi ja ei tee mitte midagi muud, kui ootab aega, millal ta saab selle välja lülitada, selle kuivati ja veenduda, et kas vili on valmis või mitte. Ei kõla nagu aasta 2025. Jah, ei kõlagi, aga ometi meil on väga palju selliseid siis hooneid ja seadmeid ja ei ole ka mõtet, kaasaegsed seadmed on muidugi varustatud juba automaatikaga, et seal on kõik see asi integreeritud, aga üsna vähe on selliseid lahendusi, mis siis pakuvad nii-öelda lisa võimekust, et tuua need vanad seadmed siis sellesse sajandisse. Et see oleks ka puidu- ja mööblitööstuses rakendatav. Isegi selle RoboFesti tagasidest tuli, et kuidas alustada, kui mul on vanad seadmed, mis peaks tegema. Et see ilmtingimata ei tähenda, et on vaja need vanad seadmed kõik kuskile puhkusele saata ja need on kasutud, vaid tuleb ühendust võtta mõne, kas siis aireedih.eu, selline tore lehekülg on Eestis. Aire on siis AI robootika kompetentsikeskus Eestis, mis koondab kõik suuremad ülikoolid
teadusasutused, et seal on nimekiri kontaktidest, kelle poole saab pöörduda, et mingisugust mõtet edasi põrgatada, kui teil on tekkinud mõte, et tahaks ühte või teist protsessi oma ettevõttes siis automatiseerida just nagu sellise tehisintellekti valguses, eks. Et ja võib kirjutada minule veiko.võnder@ute.ee, kui on nendest teemadega, mis me siin täna oleme rääkinud, mingisuguseid mõtteid. Ja ülikoolis on ka ettevõtluse innovatsioonikeskus Tartu Ülikooli juures, kuhu saab kirjutada või helistada ja nad leiavad Tartu Ülikooli siis erinevatest osakondadest sobiva kompetentsi, et ma kindlasti julgustan nagu seda ühendust looma, sest et päris tihti oleme seda nagu märkanud, et ettevõtetel ei ole või mõtlevad sellest ülikoolist kui mingisugusest väga kuivast teoreetilisest institutsioonist, kes teevad ainult teadustööd ja publikatsioone seal oma kuskil nurgas. Tegelikult ülikoolides on väga palju laboreid, kes nagu janunevad selliste praktiliste väljundite järgi, et ja mis seal salata, mõnikord ka sellisest koostööst tekib ka uut teadust, et noh, ettevõttel ongi probleem, mida ei olegi ära lahendatud kuskil maailmas ja see annab ka teadlasele võimaluse nagu seda rada edasi tõugata ja sellest võib-olla midagi avaldada. Alati võib ka tsentrisse tulla ja siis me läheme koos ülikooli sinna uurima. Näiteks. Aga millega ettevõte arvestama peab, kui ta ülikooli poole pöördub? Et mis need tingimused on või on seal mingisugused, nagu me oleme ettevõtetelt ka tagasisidet kuulanud, et noh, ettevõte tahab kohe täna seda vastust saada, eks ole, teadust ja uurimusi ei tehta. Üldiselt see ei juhtu seal midagi kohe praegu nüüd täna. Need on ikkagi sellised pikemaaegsed projektid, aasta, pool aastat. No see oleneb kõik. Peab natuke aega varuma ikka. Peab aega varuma loomulikult, sest et tüüpiliselt on need lahendused sellised keerulisemad, kus ostutoodet ei ole. Et kui on mingisugune ostutoode olemas, siis nagu meie soovitaksime kasutada seda, sest et on nii-öelda jalgratta leiutamist ei ole üldiselt mõtet teha, eks, et kui eksisteerib asi, mis on turul olemas, tehnoloogia, siis tuleks seda kasutada. Aga tihtipeale, kui seda ei ole, siis tuleb kõigepealt teha turu-uuring, et kas ikka ei ole ja siis üritada nagu aru saada, et miks siis ei ole, et kas enamasti on seal väga mõjutehnoloogiline mingisugune põhjus, miks ei ole, et kas see tänapäeva seadmete või arvutustehnika juures näiteks ei olegi võimalik või siis on tõesti tegemist innovaatilise lähenemisega ja seda saaks ka teistele hiljem tootena pakkuda. Ülikoolil on olemas omad juristid, kes aitavad igasuguseid siis intellektuaalomandi küsimusi lahendada ja need paika seada, et seda hirmu pea tundma, et läheb oma ideega sinna, siis kõik teevad nii pärast. Jah, seda ei pea tundma, et lepingute ja igasuguse NDA-dega saab neid projekte nagu kenasti kaitsta. Mis on ka tavaline selliste innovaatilisemate projektide juures. Võtame siis tänase saate kokku, et me kuulsime väga palju põnevaid asju, millega edasi minna, millega meie oma kliente ettevõtteid saame aidata. Aga Veiko, sinult küsiks 3 soovitust siis ettevõtjale, mis ta täna tegema peaks seoses tehisintellekti kasutuselevõtuga? Võib-olla kõigepealt harjutama ennast nende keelemudelitega. See on kõige lihtsam asi, mida saab teha ilma, kui enda aega nüüd mitte arvestada, siis suuremate investeeringute tegemised. Leidma üles endal rutiinseid tegevusi, mida igapäevaselt tehakse ja mõelda, kas mõni nendest tegevustest on siis kuidagi efektiivsemaks muudetav konsulteerides näiteks nende samade keelemudelitega. Arvestades seejuures, et sinna kunagi
pane andmeid, mida me ei taha, et läheks avalikuks, sellepärast et need mudelid endiselt õpivad nende andmete pealt, eks. Aga päris tihti õnnestub asju küsida üldiselt, ma olen ise seda tähele pannud. Teine siis soovitus kasutada neid samu keelemudeleid pakkumaks välja endale tööriistu ja abivahendeid. Ehk siis keelemudelid on juba niivõrd head, et nad suudavad tekitada meile valmis programmi mingisuguste asjade tegemiseks. Eelkõige tuleb kohe mõttesse mingisugune andmetöötlus, millega tihtipeale peab silmitsi seisma, et laske teha endale töövahendid selleks, Pythoni skriptid või töödelda otse neid andmeid. Töövahendi tegemine on kasulikum, sellepärast et siis me ei lekita andmeid sinna süsteemi, vaid kasutame siis olemasolevat tarkust sealt. Ja kolmas, võtke julgelt ühendust teadusasutustega ja osalege Aire Edich siis selles kompetentsikeskuse koolitustes, et see annab võimaluse, nii nagu ka siin see Robofest annab võimaluse omavahel suhelda ja rääkida päriselt praktikatest. Et üks on see, mis mina näen, kuhu maailm liigub ja olen nagu võib-olla visionääri rollis siin või näen seda suuremat pilti, aga lõppkokkuvõttes on palju olulisem see, et milline tehisintellektil põhinev rakendus siis päriselt töötab, eks. Et neid on väga palju, tuleb uksest ja aknast igasuguseid tarkvara võimekusi sisse, et need kogunemised aitavad omavahel siis teadmisi vahetada ja õppida konkurentide käest näiteks. Just täpselt. Aga aitäh sulle, Veiko, saatesse tulemast! Jah, aga palun. Aitäh kutsumast!